sa sõidad kooga. Pane otsaks ja rahulikult! Sa paned kuradi kaitsmata või? Ja auke täis. Mul 7 tükki neid ainult ja ühe sellel on 5. Aga ma mõtlesin, et see on ikka nagu sügavamale läheb. See on põhimõtteliselt sama nagu see, miks me üldse vahetame. No tegelikult siin on näha, et tegelikult... Esimesed on väga hullud, vaata. Tagumised on normaalsed, aga esimesed pole üldse enam neil seda lille peal, vaata. 15, 30 tükki on vaja siis. 30 ketast on vaja, et siis esimesed kõik ära vahetada. On ikka hea töö reisk. Palju veel iba? Ikka on siin, jah? Väike käru toob suurte käru ja siis paneb veel suuremasse kärusse. Raha. Selle viime koju, jah? Koju küll, jah? See on ikka käru. No see on ikka suur käru. Kurat on ikka käru. Sa sõidad kooga. Järgmine. Noh, pole okei. Harvester lõikab vilja. Siis käib traktor nende juures, võtab väikse käruga, paneb suure käru peale ja suure käru pealt paned rekka peale ja siis läheb kuskile silosse või ma ei tea, siis müüakse maha. Aga selle käru transporteerimine, selle isokäru on siuke... Ma ei tea. Meile öeldi, et tulge kuskile süüa ja nüüd me oleme siin. Ja no tund tiksub. Kas see on kuradi hüdraulika on? Võib-olla on, jah. Ka katus! Aga kus ma käiku vahetan siit või? Ahah. Kuradi see aru sinust. Mida sa tahad? Me käisime tegemas tähtsat tööd. Kuhu te viisite selle seisse või enne? Koju lähed siis näed? Ei näe? Need 2 suurt, mis seal on? No muidugi suured. Sa ikka lükata tõmmata täna? Muidugi. Muidugi. Väga õige. Mõnus. Ivoga võtsime need kuradi trumlid lahti. Paneme kokku tagasi. Uued on siin. Siin on need seibid kõik perses. Siia peame niikuinii kõik uued panema. Siis meil on uued seibid ka seal, vaata. Suur risk. Aga siin ei ole seda kuradi nailaki. Siis ei saa seda panna. Siia lähevad uued. Kas te... Oota. Andke mulle traktor. Kasutage bakot. Mis me bakot kasutame? Et seda üle hoida. Ma ei tea. Küsi Tanelilt. Hakkab pihta. Ma olen mingi supervisor jälle siin. Paneme sellele see. Selle jääb esimesena sisse. See on see keskmine, vaata. Seal jääb see vana. Esimene on vana ja siis hakkame. Aga siin ei ole vist vahet, mis
siis läheb ja. Noh, üks on valmis. Kuradi, aga sellel on ikka päris jõhker kuradi vahe ja. Aga noh, tagumis. Teine. Arvad või? Ma ei usu. Ütles, et just paksemad. Ei no jaa, aga see, vaata, need, mis seal meil toodi, need on täpselt samad. See on lihtsalt nagu see paksem, see on pienium. Aga no see auk on see, mis on nagu alguses, vaata. Päris vorsti ei lõika, aga päris terav on. Järgmine või? Siis ta küsis, et kas ma vajan abi, et trackpaketit ühendada. Siis ma ütlesin, et harva ei tiba, et olen veel siin. Hakkab pihta. Meil on, vaata, kui palju teed siin. Ma võin seda üksinda ka teha. Vaata, me peame isegi kahekesi tegema, meil on nii palju tööd. Kuule, aga need on, ei see on normaalne, need on normaalsed. Hakkab pihta, mehed juba läksid mõtteviisiga, et me hakkame sind aitama, nüüd sinul on veepudel kuskile. Okei, ma ei saa hiljem ka võtta. Kus see kuradi käru on? Seal. Me peame jalutama sinna nüüd või? Sa võid traktoriga ka seal siit. Välja, jooda! Tõsta oma hitsi veits. See joga, Arta. Korredi, sa oled täitsa mööda, see auk on siin. No tule veel. Hea küll, vaada nüüd. Hea vä? Ei on natuke logised, mis ta siis on. Traktor. Liipe paneb siin pentanüli mulle alla. Kui siin see koton suuremaks kasvab, siis me paneme seda vedelat lämmastikku. Aga sellel vedelal lämmastikul vist koostis osas oli mingi 22% seda lämmastikku. Aga kui sa paned neid graanuleid, siis seal vist oli 43% lämmastikku ja graanulitega oli odavam ka vist. Ehk siis see, mis me praegu teeme, on nagu mõistlikum ja odavam. Ma nüüd ei tea, piip ka maksab ju, traktor ka maksab, aga piip nii palju ei maksa vist. Aga mis siin on? See lõikab midagi või? Lõikab. Mis ta lõikab? Mulda lõikab. Mulda lõikab? Ja kui on need suured kamakad on eest, seal lõikab neid natukene hakib. Kuule, mis sul siin toimub? See on? Avarje. Avarje. Kuradi siin ka! Mis see on? Üle, kus ole mul võtmed. Temal on nüüd võtmed ja siin on mulla all juba need graanulid. Ehk siis see ongi eesmärk, mida ta teeb praegu. Ehk siis isegi siis, kui soton kasvab, isegi siis minnakse traktoritega peale. Aga mis sa olid, TikTokis olid seal? Ei, siit ega ülevalt näha ju. Ei ole või? Ega kui Marko külje pealt vaatad, ei ole ka midagi aru saada, et midagi oleks puudu olnud, jah? Ei no see tagumine teeb selle töö ära, jah? Jõudu küll mehel. Ma ei tea midagi. Sa oled lihtsalt keerad rooli, jah? Ja vajutad nupu. No kuule, kodimatka. Aga selle põllu me panimegi esimesena. Siin on siis... Siin peaks siis teoorias olema soton kõige suurem või? Kuu tagasi või? Ai! Oktoobris hakksin panema või? Mingi oktoobri täiesti algus võib olla. Ehk siis praegu on 1,5 kuud umbes. 1,5 kuuga süke. Priske Ville. Kurat, korraks lasen sinu kuradi teha midagi. Mees, noh, kõik peab üle tegema. Tiite, sa isegi pannud neid. Kõik kuradi törtleb kuradi perringsi sisse. Kaitse peab ka olema ikka. Sa paned kuradi kaitsmata või? Ei saa usaldada sind. Ei saa ei usaldada. Oota, kuidas tegite? Tõesti lihtsalt selle üles ja siis... No nüüd on tõenäoliselt nagu lihtsam, aga... Nii, väljas. Meil 2 milli paksemad on need. Sest ees. On vaja tugevat.
eesrindel on alati tugevam mehi vaja. Sa oled... Või väga nõrkas, et või lihtsalt kaurilihad. Kumb sa oled? Kaurilihad. See asi ei pane vaata. Mina või? Sina lähed sellega, sa pole sõitnud selle kõige uuem traktoriga ja... Muidugi sina, jah? Muidugi, noh. Näitan sulle, kuidas asi käib, jah? Hüppa peale. Pauguvill, jah? Ma räägin. Siin on siis sidur on ja need on käigud. Ja sa ei pea sidurit vajutama, kui käik vahetad. Ja sealt ta läheb. Oi, bled! Me olemegi siin farmis praegult nagu väga palju teinud seda lükata, tõmmata tööd. Põhimõtteliselt kõike nii-öelda siis sõitnud ühe traktoriga, siis sõitnud teise traktoriga, viinud ühe asja ühte kohta, teise asja teise kohta. Lükata, tõmmata jürgad. Üks küsimus oli see, et mis see eesmärk mul siin on. Et noh, algus oli jah see, et põnev on ja aga mis nüüd on, nüüd ma olen siin kohe varsti saabki detsembris saab aasta täis, detsembri alguses. Et ma aasta aega olnud siin on ja, et mis see siis eesmärk on vaata, et kas on mingi raha. Tegelikult on see, et ma siin olen, see ongi eesmärgi täitmine, sest see oli mul eesmärk kuskile nii-öelda väljamaale minna ja olla siin. Et see, mida ma siin teen, see on, ma täidan enda eesmärki. Mulle siin praegult meeldib. Midagi otseselt nii-öelda Eesti ei kutsu. Kaua ma siin olen, ma ei tea. Vaatab tunde järgi, eks ole. Kui on vaja Eesti minna, kui on Eestis vaja asju teha, siis ma lähen Eesti. Nii kaua ma olen siin põhimõtteliselt, võib nii öelda. Et mul kuskile kiiret ei ole. Sest nagu see raha ei ole kohe kindlasti see põhjus, nagu see peamine põhjus. Sest mul, kui ma siia tulin, siis mul Eestis oli kõik väga hästi. Ma nagu ei olnud, see raha ei olnud see põhjus, miks ma nagu siia tulin. Eks ta on mingi kolmas põhjus siis või? Raha vedeleb maas ja raha on nii vana asi, et seda peaks kõigil olema juba. Eks no ilmselgelt, kui ma siin raha üldse ei saaks, ilmselgelt ma ei oleks siin, ilmselgelt mingi faktor ta on, aga ta ei ole see põhifaktor mul. Selle käruga on päris keeruline tagurdada, vaata, kas Ibo saab hakkama või? Pane otseks ja rahulikult, saad hakkama küll. Üritab sellest liigendist aru saada, et on keeruline. See on kõige keerulisem käru, millega tagurdada põhimõtteliselt. Tule nüüd. Väga hea, saad hakkama küll. Noh, see ei tööta või? Pane edasi-tagasi, nii ka aru saada. See ei tööta. Tegelikult teoorias saaks sealt rigiga tulla ja siis niimoodi ka, aga tagurdada küll ta hakkama saab. Praegu on aega küll, praegu oleme mingi lükata tõmmata ja tüürad läheb järjest kaugemal selle põllu peale selle. Noh, nüüd oled sirge või? No nüüd on kuradi hea tulla küll. Väga hea. Noh, said hakkama küll või? Aega läks, aga asja sai raisk. Lähme teeme lõunat ka või? Midagi. Ma olen selle ära teinud. Jah. Ma teen praegult väga tähtsat tööd. Nii tähtsat traktoritööd ma pole varem teinud. Mida ma teen, on see, et ma lihtsalt sõidan põlla peal. Kabi on üleval ja no tegelikult kappi ei olegi vaja, ma lihtsalt sõidan siin. Miks ma siin sõidan? Sellepärast, et see põld, tal on selline no, punane pinnas. Ja punane pinnas, see on kuidagi, ma ei tea, pehmem. Vist on pehmem. Ja siis need ämblikud, vaata see spreiriik, mis pritsib seda mingit asja siia, mürki, et see umbrohi ära sureks on ja
see ei, kuna temal on need rehvid on peenemad, ja tema kaalujaotus on ka kuidagi teistmoodi, sest tal on see, see fentanüüli tank on ka tal peal, eks ole, siis nagu näha, siis ta on, siin on natukene sõitnud, aga ta, ma ei tea, kas sina näed, aga ta, need jooned, kus tema sõitnud, see on siuke senkad ja vonkad, eks ole, sellepärast tema traktor seal joones nagu ei hoia hästi. Seega mina teen talle jooned ette, et tema saaks tulla pritsima. Väga tähtis töö. Aga töö on töö. Kui on vaja sellist tööd teha, siis teeme sellist tööd. Pritsutimees on tema laius on 36 meetrit. Päris kuradi lai on see poom tal ikka. Ta muidugi siin on sõitnud. Ma ei tea, kas ma seda pean ka tegema, aga ma teen. Ta on mingi ühe korra veel sõitnud. Ta vist ongi, ta alustas siin tegemist. Ja siis sai aru, et tal traktor ei hoia nagu... Või kas selle nimi on traktor või? Pritsuti või? Ikka on mingi traktor või? Sai aru, et traktor ei hoia joones ja siis ta lõpetas töö ära. Kui ma jõuan lõppu, siis ma näitan sulle, mis see, nagu see pinnase vahe on. Sest tegelikult siin juba näed, vaata, siin on täitsa siuke pruun, vaata on ja pruunish. Ja seal läheb vaata punaseks. Ja seal kuridi punase peal ongi hakanud ta pingerdama. Ei tea, miks see punane siis, miks talle see ei meeldi. Või miks see... See on tõenäoliselt liivane. Sest siin on... Vist on liivane, jah, see. Jooned on tehtud. Sest nagu sa näed... Sa kaamera peal näed ka. Vaata, see on lihtsalt... Ongi mingi kuridi... Sirjoon, siin on nagu see õige muld, eks ole, ja... Täsa kuridi... Vaat... Tegelikult ju ongi see, et kui näiteks kulda ka otsid, eks ole, kaevad kurat siia maani, eks ole, edasi lähe. Oleks pannud 5 meetrit veel edasi, oleks kulda leidnud. Kumb paremat sottonit annab, ma arvan, et see, kus ma praegult olen. Fentanüüli peale. Mõna tegelikult. See ei ole fentanüül. Aga see on see töö, mida Piip on kogu aeg nii-öelda teinud siis vaata. See on olnud ainult Piibu käru. Nüüd pandi mind siia, sest Piip on öövahetuses. Miks see fentanüül ei ole? Muidu sellega pritsitakse seda fentanüüli ka, eks ole. Kõiki need erinevad fentanüül. Oled nagu eelmises või üle-eelmises videos oota Piip pritsis ja siis me nagu rääkisime natuke sellest. See asi, mis siin on, see kipsplaat. Usu või ära usu. Õige nimetus on gypsum. Inglise keeles gypsum. Aga see on see asi, mis seal kipsplaadi nii-öelda paberite vahel siis on, eks ole. Et miks, vaata kurat, ega ma ei saagi, ma teen esimest kärutäit teen, aga ma ei saagi rohkem edasi teha. Sest vaata tuul tuli nüüd, siin on kogu aeg see, et eile me tegime ka mingi ühe runni vist on ju. Aga kui tuul on, siis on kohe jama, sest meil on vaja siin õigetesse kohtadesse seega ja ma teen selle, kurat, ma ei tea isegi, kas ma seda käru lõpetan. Igatahes ma räägin sulle. See asi on siis selleks, et ta teeb... Kuna see ei ole muld siin, vaata, see on siuke savine pind, ehk siis see gypsum ehk siis kipsplaat teeb selle mulla justkui nagu õhulisemaks ja siis saab taime juured paremini kasvada ja vesi läheb sügavamale. Ehk siis point on see, et ta teeb selle mulla teeb õhulisemaks. Aga nüüd ongi persus, sest vaata mul, kui sa siin näed, siis ainult tuul on sealt poolt, eks ole. Kaamera peal tuleb, siin näitab, et tuleb, aga see pilt, mida ma näen, et see tolm läheb igale poole, see ei ole hea. Ehk siis tegelikult seda tolmu me tahame ka, et ta läheks nagu igale poole laiali. Saad oligi, kui Filipe vaata pani seda fentanüüli, et siis seal seda tolmu nii väga nagu... See tolm ei olnud nii oluline, aga siin on see tolm oluline. Sest siin on näha, ma ei tea, kas siin on, et seal on valge. On näha küll. Must. Valge. Praegult läheb seda kipsplaati sinna mulla peale 2 tonni hektari peale. Siin on ka korridi, oled ikka ahv siin. No tegelikult
see seadistamine nii lihtne ei olnud. Peremees ikka mingi 2 tundi siin mõtles, mis ta teeb ja igatepidi. Mina täpselt ei tea, ma olen esimest korda siin selle põka peal, eks ole, selle käruga. Mul on igasugused numbrid siin. See number siin. See näitab, et no kurat, kus hüppab. Oota, ma panen natuke aeglasemalt, siis ma saan rääkida sinuga. See number siin. See 2000 näitab, mis see, no see punane on see siis, et mis on nii-öelda nagu see eesmärk ja siis see must on see, mis on nagu reaalne. Siis see number on see, kui palju kärus, see suur number, 7780. See on see, mitu kilogrammi on kärus. Ehk siis kärul on ka mingi kaal. Ja see näitab, kui kiiresti need kõrdid tiivikud käivad, see näitab, kui kiiresti käib see lint seal käru sees. Aga siin ongi see, et noh, kui ma selle käru lõpetan ära, siis ma näitan sulle, mis ma veel siin tegema pean. Aga tegelikult on nagu jah, justkui on lihtne, lihtsalt see kõrdi pall tuleb persse. Kui tatti voolab suust. Ja nüüd hakatakse siia neid vagusi peale tegema, aga enne kui vaod peale tehakse, siis ongi pannakse see, et kipsplaat siia enne kui kuradi maja ehitama hakkad, siis maja ehitamisega ei ole mingit loogikat siin. Siin loksuda küll ja ei ole. Ai, ma pean ära lõpetama, vaata, kus tolm läheb sinna. Aga lõbus. Sama nagu eile. Tegin ühe otsa ära ja nüüd läheme, vaatab seda vagude tegijat, paneme selle valmis. Siia lähebki, nüüd kohe läheb järgmisena vagu peale. Nii, mida siin dokumenteeritakse siis? Nii, alguses panin käru täis. Oli 8960 kilogrammi. Praegult on peal 6940. On võrdne. 2020. Jagake hektaritega. Ideaalne! Just täpselt seda meil ongi vaja. Et ongi see, et see kompuuter võib näidata seda õiget numbrit. Aga siin peab ikkagi üle kontrollima, sest ongi selle fentanüüliga ka, et nagu see ikkagi läheks õige kogus siia. Nii, aga mina lähen nüüd siit minema, me kuradi garaaži minema jälle. Selles suhtes siin traktoris nagu, vaata, külmkapp on olemas, enne. Aga külmkapi kaitset ei ole. Refrigereetorid ei ole siin. Istet ka ei saa regullida, no saaks, kui ma seda kaitset liigutaks, aga refrigereetorit ei saa panna. Ei saa külma monsterit juua. Jälle jama. Ma arvan, et homme hommikul tõenäoliselt. Hommikut ei ole tuul, täpselt ongi lõunast hakkab tuul pihta, 12. Pärast on täpselt 11.50. Iga päev on olnud niimoodi. Seega ma põhimõtteliselt lõunani saan teha seda. Võib-olla Filippe õhtul teeb seda siin. Meil see niisutus käib ka siin täies hoos, eks ole nii. Ei ole ainult traktoritööd, eks ole nii. Aga meil on üks põld siin, põld number 47. Sellel on siin keskel on jama. Ongi see, vaata, et noh, olen rääkinud, et põllud pannakse loodi, eks ole nii. Siis siin on siuke probleem, et põllu keskel on auk. Ja siis põrremees ütles, et no ta teab, et mul on droon. Vihjas niimoodi, et ilgelt hea oleks, kui saaks drooniga mingi pildi. Siis ma ütlesin, muidugi saab. Et ongi see, et siis ta saab sinna kontorisse kuskile näidata seda pilti. Ja siis tal on nii-öelda nagu see tõendusmaterjal, et seda põldu on vaja ka loodi panna, sest noh, see ka odav lõbu ei ole justkui, on ju. No nii. Vaatame, mis seal on siis. Mingi auk on keskele. Mis auk siin on? Noh, vaata kohe näe. Siit on niisutatud, vaata.
või auke täis ja vaata need, kus see vesi voolab siin. Auke täis siin. Aga üks kuradi triip oli kuskil, üks vähe suurem auk. Ja siin on näha, vaata, no siin keskel nüüd. Seal on üks triip, vaata, jookseb siin mingi kuradi asi siin. Surruks ma päris kõrgel olen. Ma olen 160 meetri kõrgusel praegu. High wind velocity. Okei, kuule tuul on seal üleval. Patarii hakkab otsa saama. Kuule, lähme koju. Kus oled? Kuuleb aga ei näe. Näen. Tule koju. Selles, et need droonid on head asjad. Saab mängida. Saab tööd teha. Isegi varem, noh tegelikult see mul ei ole nagu töö tegemiseks, see on pigem ikka lõbu. Nüüd on olukord sedapsi, et vaguda. Vaata. Vaguda. Filipe pani öösel selle kuradi kipsplaadi siia põlla peale, eks ole. Öösel tuult ei olnud. Mina päeval vaguda ja matma kipsplaati. Kurat, nüüd kui tuled tagasi selle 6-meetrise kabja peale, siis asi ikka üldse ei liigu. Ma olen täna teinud 31 hektarit. Aga lugesin seda ka, et seda kipsplaati pannakse siia põlla peale sellepärast, et see põhieesmärk on siis see, et see muld oleks nii-öelda nagu õhulisem, kuna see pinnas on nii savine, siis olekski, et see savi siis nii-öelda oleks nagu õhulisem, et siis vesi saab sügavamale minna ja juured saavad paremini kasvada, et see on nagu see põhieesmärk ja teine eesmärk on siis see, et seda kaltsiumit ka siia panna, sest kipsplaat koosneb kaltsiumsulfaadist. Kaltsiumit ka siia panna. Seda kaltsiumsulfaati ma arvan, et Eestis ei panda, sest Eestis ei ole see pinnas nii savine. Aga siin on nii-öelda nagu see vajalik, aga see on huvitav ka, et nagu kas seda pannakse siis ainult nii-öelda nendele uutele põldudele siis. Sellepärast, et nendele teistele põldudele me ei ole, aga võib-olla paneme siis enne kui me vagusi tõmbame või? Ka võimalus. Oot, eelmine aasta me ei pannud, aga võib-olla nad enne, ei pannud. Võib-olla see ongi jah see ainult, kui tehakse see nii-öelda see põld pannakse loodi, siis pannakse seda kaltsiumsulfaati. Nüüd inimestele, kellel on ka siuke töö, nagu justkui nagu tiksumistööd, siis Ivo ütles ühe väga hea, no see ei ole küll podcast, see on raadio. Rock FM-is on laupäeva, mis ta nimi on? Väga hea sa joob, aga muidugi seal on nagu see tund aega kestab, see ei ole podcast, aga raadiosaade siis. Selle nimi on siis Spotify's paned Sky portaal ja see laupäeva hommikupoolik. Ja see on väga hea sa joob on see. Sest siin on see, et oled siin traktoris, eks ole, siis mulle meeldib sa joob jääda, nagu lihtsalt ajad mingit sitta suust välja. Aga siin pole nagu kellegiga rääkida. siis on hea kuulata, kus teised inimesed sa joob jäävad. Ajad lihtsalt mingit mulja suust välja. Aga no see on jällegi see, et tund aega kestab see üks episood. Hommikul kuulasin ühe ja nüüd õhtul kuulasin ühe, sest nagu 2 tundi järjest sa joobi kuulata, see on ka nagu, läheb nagu paljuks. See on ka huvitav, ma väga ammu keegi kommenteeris, et siin Austraalias vaata on sellised ilusad pilved. Sest ma Eestis pole seda tähele pannud, aga Eestis vist ei ole neid pilvi. Eestis on see Lamemaal, nagu ma olen lennukiga pritsivad, vaata mürki inimestele. Eestis on kõik lihtsalt valge, kui on pilves. Ja selliseid Simpsoni pilve nagu Eestis väga ei ole. Aga siin on ilus, jah. Euroopas jah, panevad seda lennukitega, vaata, pritsivad. Seda, mis nad pritsivad, seda
naishormoone. Muidugi, sellepärast kõik mehed ongi sellised, või enamus mehed sellised naiselikumad. Sellepärast, et pritsivad naishormooni ja siis panevad sinna joogivette panevad ka seda naishormoone ja võrdi lamemaalane. Vaata, sellepärast ongi kõik. Mehed ei oska tänapäeval enam seda kodutöid teha. Naised oskavad, sest naiste hormoone pannakse ja naised ei ole kaadanud seda nii-öelda söögi tegemist ja lubade koristamist. Aga mehed ei oska enam kodu parandada. Aga vahepeal peab meestele ka kalale minema. Ma olen siin päris videotes vahepeal olen naistele kalale läinud. Meestele peab ka vahepeal kalale minema. Ma ei tea, kas peab, aga ma lähen. No, mis sa teed? Ja no see ongi see, et oled siin traktoris, ja nüüd, kui ma hakkan võtta kaamera välja, siis ma ajan samamoodi sajoobi suust välja, ma ei suuda olla lihtsalt. Ma oleks vaja mingit partnerit siia kõrvale, et nagu saaks terve aeg lihtsalt mingit sajoobi ajada. Aga ei saa. Kui me seda niisutust teeme, siis ma olen ka praegult üksinda autos. No ei saa kellega sajoobi ajada. Ilgelt tahaks sajoobi ajada. Tunnen puudust sajoobi ajamisest. Puukurat põlv lõtt. Ega liiga palju ka sajoobi ei saa ajada.